Tere tulemast Saku-Lätte podcasti, mina olen Mairit ja täna on külas Alja Kusnetsova, kes on Saku-Lätte personalispetsialist ja juhi abi. Tere, Alja! Tere, Mairit! Täna me räägime väga sellisest teemast, mis kindlasti kõiki mingil eluetapil puudutab, ehk siis töövestlused. Ja sina, Alja, ma arvan, et oled väga palju töövestluseid teinud läbi enda elu jooksul, viinud läbi või olnud igal juhul koha peal. Ja just Saku-Lätte puhul meil on tööstusettevõte, see tähendab, et meil on värbame töötajaid nii lattu, autojuhid, kontoritöötajad. Et kas oskad tuua mingeid erisusi, mis on just nende erinevate valdkondade töötajate vahel, näiteks värbamisprotsessis? Ma võib-olla tooks välja, et kui kandideeritakse kontori ametikohale, siis võib-olla CV koostamisse suhtutakse rohkem loomingulisemalt. Otsitakse internetis erineva kujundusega CV põhja. Võib-olla, kui me räägime autojuhtidest või operaatoritest, siis nemad tavaliselt kasutavad tööportaalidel olevaid vorme. Muidugi siinkohal ei ole õiged ega valed teed ja CV-de koostamisel on ka oma trendid. Aastaid tagasi näiteks CV-d olid väga detailsed, väga põhjalikult mitmel leheküljel. Praegu, kui info liigub kiiresti, siis on märgata ka sotsiaalmeedia mõju, näiteks TikTokid, Instagramid, kus on lühikesed klipid, nemad kiiresti vahetuvad ja see on näha ka töökuulutustest ja CV-des. Et on märgata, et töökuulutused muutusid lühemaks. Seal on välja toodud põhilised töökohustused, vähem detaile ja ka CV tavaliselt juba koostatakse A4 formaadis. Seega see sõltub just kandideerijast, isegi ei sõltu millisele ametikohale ta kandideerib, vaid just kuivõrd palju ta tahab või kui palju võimekust tal on panustada CV koostamisse. Aga kui oluline see CV on just, et kas tegelikult on CV läbivaatamisel see tunne, et kelle sa kutsud ja kelle mitte, et näiteks need väiksed detailid seal, kui palju keegi on panustanud enda iseloomustusse näiteks või kas seal on pilt või kas need detailid tegelikult lõpuks otsustavad ka, et kes saab vestlusele ja kes mitte? No ma ütleksin niimoodi, et kui sina lähed kauplusesse, seal on kaubad. Ühed kaubad on riiulitel, mis on silmapiiril, teisalt on kõrgemalt, mõned on madalamad. Ja muidugi sina märkad esimese seda kaupa, mis on silmakõrgusel. Jah, loomulikult sina vaatad, mis seal on üleval, mis seal on allpool. Täpselt samamoodi CV-de puhul on ka kaks teed. Näiteks üks tee, et sina teed ühe hea CV ja saadad erinevatesse ettevõtetesse ja erinevate ametikohtadele. Ja teine variant on see, et sina lähtud CV koostamisel töökuulutusest ja loomulikult, kui sina lähed seda teed pidi, siis sul on võimalus esile tuua just need omadused, kogemused, teadmised, mis kajastavad selle töökuulutuse sisu ja mis vastavad tööandja ootustele ja tööülesannetele. No võtame näiteks ametikoht juhiabi, mis on minu jaoks väga lähedane. Et suures pildis juhiabi töökohustused on ühed ja samad. Aga lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast nendel võib olla erinevad tööülesanded, millele on pandud rõhk. Näiteks võtame ettevõtte, kes ootab juhi abilt finantsjuhi toetamist. See tähendab arvete sisestamist, arvete väljastamist. Ja loomulikult, kui sina koostad oma CV lähtuvalt töökuulutusest, ja sina näiteks oled läbinud mingi raamatupidamiskursused või sina näiteks oled kuskil töötanud ja täitnud sarnaseid töökohustusi, siis loomulikult sul on võimalus selle esile tuua. Ja
Selles CV-s, mida sina saadad, teed ükskord ja saadad laiali, see info võib olla, aga ta ei ole esikohal. Ja loomulikult näiteks erikujundusega CV, need esile kohale toodud teadmised, kogemus. Nemad loomulikult kohe püüavad pilku, värbajapilku. Et võib ju olla näiteks, et CV-de arv on suur ja värbaja peab nagu tegema valiku, keda tema esimesena kutsub tööintervjuule. Seega jah, mida rohkem nii-öelda on tähelepanu pööratud CV keskusele, CV koostamisele, seda rohkem see köidab pilku ja muidugi seega on värbajale märgatav. Ehk siis ma saingi vastuse sellele järgmisele küsimusele, mis ma tahtsin küsida, et on tegelikult mõistlik teha ikkagi uuringud selle ettevõtte kohta ja on mõistlik teha see CV spetsiifiliselt ikkagi sellele töökohale, kuhu sa kandideerid. Et kui sa saadad selle ühe CV, mis ma tegin nüüd aasta aega tagasi, absoluutselt nüüd iga kuu kõikidele kohtadele, kuhu ma kandideerin, siis pigem on väiksem tõenäosus, et ma silma paistan just sellele positsioonile. No võib-olla siin me jõuamegi CV sisu juurde. Et tihtipeale see CV, mis on tehtud nii-öelda aasta tagasi, alustame sellest, et millised kontaktandmed seal on märgitud. Tihtipeale näiteks on kirja pandud e-posti aadress, mis on nagu kohustuslik, aga kandidaat juba on nii harjunud, et tema saadab selle CV laiali, ei tule tagasisidet või ei ole kutsed ja tema näiteks on harjunud lugema e-kirju kord nädalas. Ja siis, kui tema saadab sellise CV nende kontaktandmetega ja järsku tuleb kutse näiteks e-postiga, e-postile tööintervjuule, siis ta jääb sellest infost puudu ja värbaja ka ei saa aru, et tema saatis kutse, kandidaat kohale ei tulnud. Näiteks kui kandidaat on 10-20, siis võib-olla värbajal ei olegi ressurssi helistada üle ja öelda, et kas te mäletate, et teie peate homme tulema tööintervjuule või näiteks kas te teate, kuhu te peate tulema. Ja teine võib-olla punkt, see on telefoninumbrid. Need on väga lihtsalt asjad, aga tihtipeale jällegi unustatakse, kas aasta aega kirja pandud telefoninumber ka täna kehtib või on ta muutunud või näiteks kas CV-sse panin õigesti kirja kõik numbrid või kas minu telefon on sisse lülitatud, kas mul telefonikaart töötab ja siit tulebki küsimus, näiteks värbaja helistab, telefonikõnele ei vastata ja ta ei oskagi ju aimata, miks ei vastata, sellepärast, et inimene on hõivatud, sellepärast, et selle telefoninumber näiteks juba on ammu unustatud ja sellega kandidaat ta nagu sulgeb selle infoallika ja värbajal on selles situatsioonis väga raske. Ja kui me räägime veel aasta tagasi nii-öelda koostatud CV-des, selliseid on ka, siinkohal tuleks võib-olla teine punkt mängu, palgasoov. Väga üllatavalt, et inimesed ei ole valmis rääkima rahast ja oma palgaootustest. Jah, praegu on trend, et tööandjad panevad juba töökuulutuse koostamisel palganumbrid kirja, alates kuni, aga võib-olla ootaks seda ka kandidaadilt. Siis potentsiaalselt tööandjal on aimu, millisest numbris alates kandidaat on valmis alustama palga läbirääkimisi. Sellepärast, et kui tööandja märgib selle numbri, ta ju ei tea, kas kandidaat on vaadanud seda infot, mis ta sellest infost arvab. Ja juhtubki nii, et kandidaat kulutab aega, tuleb tööintervjuule. Tööintervjuu kestab seal 20-30 minutit ja siis pooled jõuavad arusaamale, et see palgaootus, mis on kandidaadil ja ettevõtte võimalused või näiteks soov ei ole vastavuses.
ja siis tööintervjuu lihtsalt lõpebki ja tööandja kulutas oma ressurssi ja kandidaat ka. Ja mõned kandidaadid teevad ka nii, et nemad saadavad oma CV mitmesse kohta ja siis pärast nemad üldse unustavad, kuhu nad kandideerisid. Ja kui tuleb telefonikõne, siis nad on imestunud, ahaa, öelge palun veel kord, mis ettevõte? Ahaa, jaa, ma kandideerisin. Ja sina juba saad aru, et tegelikult telefonikõnest, et kandidaat ei uurinud, kuhu ta kandideerib, mis ettevõttesse, kus see ettevõte asub, millega tegeleb. Ja see tegelikult ju paneb imestama, sellepärast sina ootad pikaajalist töösuhet ja pikaajaline töösuhe, no ütleme nagu ka pikem reis. Ta ju eeldab eeltööd, sina ju ei lähe reisile riiki, millest sina üldse ei tea. Sina ikkagi üritad panna valmis finantsvahendid vastavalt selle valuutale, mis selles riigis on ja kandideerimisel ametikohale, kus sina plaanid töötada aasta 2, 5 ja nii edasi, võiks ka teha juba selle eeltöö ära. Mina tavaliselt tööintervjuu kutsega koos saadan Sakulate kodulehe lingi ja loomulikult, kui sa saadad, nii-öelda teed selle esimese sammu, siis sina ootad sama ka kandidaadilt, aga võib-olla ongi küsimus ettevõtete puhul, kes on tuntud, kelle kaubamärk on nii-öelda kuuldel, mida tihti näetakse, et kandidaat arvabki, jaa, ma nägin ju seda kaubamärki ja meil oli kontoris vesi. Ja tegelikult need kandidaadid väga suur protsent. Kui sa esitad küsimuse, et alustad sellega, et räägime meie ettevõttest ja ütlete, et kui palju teie teate meie ettevõttest, no et ma ei kordaks seda, mida juba kandidaat, eks ju, teab, mida tema on juba lugenud erinevatest infoallikatest, siis piirdutakse lausega, et teie vesi oli meie kontoris, meil oli jahuti ja vesi. Aga nagu meie teame, et ju Sakulate on palju laiem kui jahuti ja vesi. Ja 3. punkt võib-olla, millele ei pöörata piisavalt tähelepanu ja see on üllatav meie info avatuse ajal, et soovitajad. See on ju nii lihtne, eks ju, et sinul on inimene, kes oskab anda tagasisidet sinu töösoorituse kohta. Aga seda ei märgita CV-sse, aga ja tööintervjuul ei olda ka valmis vastama sellele küsimusele või anda kontakte. Ja isegi peale tööintervjuud inimesed tihtipeale ei saada soovitaja kontaktandmeid. Ja muidugi küsitakse ka näiteks koolilõpetajate kohta, et kus tema saab CV-sse märkida töökogemuse või oskused või anda soovitaja kontakte. Tema ju veel pole nagu nii-öelda tööturule sisenenud. Aga meil on väga palju vabatahtlikke projekte, kus noored osalevad. Ja see on ju ka töö. Sina tegutsed meeskonnas, sinul on meeskonnajuht, sina oled kokku puutunud, ma ei tea, klientidega seal projekti raames või näiteks tarnijatega. Et seda kõike tuleks märkida CV-st ja seal tulevad ka soovitajad. Kui sina ei osale vabatahtlikes projektides, näiteks sina tegeled spordiga, ja sina aitad korraldada kas või kõige väiksemad võistlusi. Võib-olla sina oled kohtunik seal näiteks väikestel või siis
koolides on ju ka praegu erinevad projektid. Õpilasfirmad näiteks on Ja, samamoodi. Sina võid soovitan ju paluda ka õppejõult kontaktandmeid. Ja ma arvan, et hea meelega ka õppejõud annavad tagasisidet. Ja siinkohal näiteks võtame selle sama juhiabi. Et tema käis kursustel, temal töökogemus puudub, aga näiteks temal olid dokumendihalduse aine läbimisel hiilgavad tulemused. Ta oli kõige parem. Tema ju võib selle õppejõu kontaktandmed võtta. Ja siis tema juba CV-s ka võib märkida, et mina olin kursusel parim või mina olen selle valdkonna spetsialist. Ja aga kui me juba selle CV saame väga heaks, igal juhul kutsuti inimese töövestlusele, siis kui oluline on töövestlustel just ootuste väga selge väljendamine ja seda nii näiteks tööandja poolt kui ka siis selle poolt, kes tahab seda tööd saada, et just räägitakse läbi, mis on need kindlad ootused sellele tööle ja näiteks nii palga kui ka nagu tööülesannete puhul, et kui oluline see on? No kindlasti see on väga oluline, sellepärast võtame eraelust. Et kui sina kohtud inimesega, eks ju, siis sina ju ka tutvumisel tahad saada tema kohta infot, eks ju. Ja kui sina näiteks plaanid veeta temaga pikemat aega, ma ei tea, teie koos lähete reisile. Kindlasti teie ju lepite kokku, millised teil on eelistused, kuidas, millist transportit parem kasutada, kus parim ööbida, milliseid hotelle tema eelistab. Töösuhe ju tegelikult on, nagu mina juba ütlesin ka, pikaajaline nii-öelda maraton ja oluline on enda jaoks saada selgeks kõik nüansid. Ja tööandja ja kandidaadi tööintervjuu on selleks, et tööandja saaks anda võimalikult palju infot oma ettevõtte kohta, ameti kohta, tööülesannete kohta, töötasustamise süsteemi, et anda piisavalt infot, et inimene saaks võtta vastu kaalutletud otsuse. Täpselt samamoodi võib-olla tööandja ei pea oluliseks seda, mis sinu jaoks on oluline. No näiteks võtame kõige lihtsama näide, et tööandja mainib, et töö on avatud kontorisse. Sa pead ju ka kaaluma, kas minule sobib avatud kontor, kas mina saan piisavalt keskenduda tööle. Või näiteks ma tean, et mina avatud kontoris inimeste keskel saan veeta tund või paar ja siis mina olen juba väsinud, siis ma ei saa enam keskenduda, siis mina nii-öelda lähen jalutama mööda kontorit, olles nagu kontoris, aga sisuliselt tööd ei tee. Ja siis sina ju võid öelda tööandjale, et jah, et mina olen valmis töötama avatud kontoris, aga aeg-ajalt näiteks mingi juhendite, kui sõltuvad ametikohast, ma vajan privaatsust ja eraldi ruumi. Kas seda on võimalik teha kodukontoris? Kas teil võib-olla on koosolekuruum? Võib-olla teil on eraldi ruum? Ja kui näiteks sellest ju sõltub sinu emotsionaalne ja psüühiline tervis, et kui sina igapäevaselt oled keskkonnas, mis sulle ei sobi, siis sina oled terved päevad 8 tundi emotsionaalselt pinges. Ja sina tuled koju juba väsinuna. Siin on väga huvitav, et Sakulet kasutab isiksuse teste ja seal on siis 5 põhilist omadust, iseloomuomadust. Ja ma, kui vestlen kandidaadiga, siis ma talle ütlen, et ei ole hea ega halba omadust, aga oluline on, et see töö iseloom
sobiks teile. Kui inimene on introvertne ja ta peab igapäevaselt viima läbi koosolekuid, loomulikult ta saab seda teha, tema läbis näiteks mingeid kursuseid, aga temale see valmistub rohkem pingeid kui inimene, kes on ekstravertne. No eriti näiteks võtame ürituste korraldamist, eks ju. Ja loomulikult isikuomadused ei takista täita töökohustusi erinevaid. Ja praegu on ju väga palju ka kursuseid, koolitusi, juhendajad, kes aitavad. Aga lihtsalt kuivõrd emotsionaalselt sulle see sobib. Sellepärast näiteks müügiesindaja samalaadne töö, üks inimene tuleb koju täis energiat, sellepärast temal müük õnnestus, tema sai positiivset tagasisidet klientidelt ja teine ka, talle müüginumbrid on ilusad, aga tema tuleb koju, tema juba on väsinud. Ta ei taha enam kellegagi suhelda, ta on piisavalt juba suhelnud. Et sellele momendile võib-olla tuleks tähelepanu pöörata ja kindlasti tööintervjuul need momendid kõik tööandjaga läbi rääkida. Aga suur aitäh, Aili, et sa tulid töövestlustest rääkima ja andsid natukene siseinfot selle teema kohta. Aitäh, et kutsusid. Aitäh kõikidele kuulajatele ja vaatajatele ja näeme juba järgmises episoodis.